videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, nagu ütles kunagi Margus Leppa ja tõenäoliselt hakkab ütlema veel lähemal ajal. Kuigi täna on olukord selles mõttes ikkagi natuke kehva, et kolmiknärvi neuralgia ehk ta ei ole päris põletik. No igal juhul ta on probleem ja kolmiknärvi neuralgia tingib selle, et näos on valu ja mõnikord on valu väga kõva, aga igal juhul on rääkimine takistatud, mis on muidugi raadiomehele väga niisugune karm asi. Tähendab, õieti küsimus ei ole mitte selles, et nüüd närvi tõttu mingisugused asjad väga ei liigu, kuigi jah, eks see liikumine ole takistatud, aga hullem lugu on see, et rääkimise ajal on valus ja just nimelt näos valus. Tablette tuleb võtta, tablette võetakse ja aga kahjuks on kolmiknärvi neuralgia midagi sellist, mida arstid ka väga hästi ravida ei oska. Nii et ei jää esialgu midagi muud üle, kui neelata tablette, mis peaksid võib-olla olukorda parandama, aga kui kaua see asi veel kestab, me kahjuks ei tea, aga seda enam kõik, kes meid kuulavad, vähemalt soovivad ja palvetavad selle eest, et see asi ükskord ometi mööda saaks. Ja oleks niimoodi, et me oleks kogu aeg ikka kellegagi kahekesi, kas Andres Raidiga ja minuga või äärmisel juhul isegi Vassiljeviga, aga et oleks nii nagu vanasti oli, nii nagu Nõmme raadio on aastakümneid tegelikult olnud. Nii et loodame, et kõik lõpuks läheb kõik hästi. Kõigile toetajatele suur tänu. Tänu teile peame me vastu ja loodame, et ühel päeval tuleme vana saate formaadi juurde tagasi. See tähendab, et kus meie keskpäevane saate formaat ja nii edasi on ka edaspidi, nii nagu vanastigi oli seotud kahe inimesega, millest Margus on olulisem, tähtsam ja ütelda saadet suunavam ja tegijam ja meie siin teised oleme siis nagu temale paarimehed ja mitte vastupidi. Sest ütleme ausalt, kuigi see jutt ju kuidagi jookseb ja ainult need siin käivadki meie Raidiga, kellel jutt ikkagi jookseb, aga ega meie saame ise ka aru, et ega see nüüd päris õige värk ikkagi ei ole. Margus selle raadiojaama tegi, rajas ja on olnud selle hing ja ütleme siis niimoodi, ta on selle hing ka täna, sest keegi ei saa öelda, et Margus Lepat praegu selles saates ei ole, on ikka küll ja on väga, ta istub täpselt seal minu vastas, ainult selle vahega, et ta ei räägi kaasa, vaid sätib, et heli jookseks ja et üldine jutt ka nii väga aia taha ei läheks ja näitab siis käe või näpuga, kui midagi valesti on. Nii et tegelikult me olemegi Margus Lepaga kahekesi ainult selle vahega, et vaatajad, kuulajad meie raadiojaamas teda hetkel ei näe, aga soovime siis ikkagi, et see paranemine tuleks nii ruttu kui vähegi võimalik. Täname kõiki toetajaid, mis on eriti tähtis, eriti olukorras, kus me oleme mingil määral, kuidas ma ütlen, selline natuke lombakad. Ei, ma loodan, et saade on hea, aga ta ei ole ikkagi nii hea, kui ta oleks, kui me teeksime seda kahe mehega. Seda enam on see moraalne ja muud sorti tugi ikkagi äärmiselt oluline selleks, et see raadiojaam oleks alles ja teile kätte saadab. Tänu nendele toetajatele me peame vastu ja ma loodan, et ühel päeval me saame, nagu ma ütlesin, selle sama vana saate formaadi juurde tagasi, mis siin kunagi oli. Nüüd on niimoodi, et me oleme alati rääkinud 3 apelsinist, mis on siis, ütleme, millega me tähistame Eesti teatri ajalugu aastast 1989–1990, sest eks meiegi oleme natukene nagu teater ja Margus Lepp on ikka päris näitleja.
Nii et see on ütleme meie saatefirma värk, need 3 apelsini, mille me pärast saadet muidugi ära sööme. Aga nüüd siin on siis need 3 küünalt, mida need tähendavad ja siin on siis ka küsimus, nüüd esimest korda ma võib-olla siis pean selgitama, et mispärast mul on seljas selline särk. See on vaimuliku särk, mida te olete näinud kindlasti kirikus käies või siis ka kui vaimulikud tänaval ringi liiguvad, kantakse sellist särki ja seda nimetatakse preestri särgiks. Ja see siis tähistab, et tegemist on vaimulikuga, kusjuures mitte ainult Luteri kirikus, vaid kõigis teistes normaalsetes kirikutes veel. See on siis välja arvatud Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik. Seal on asjad hoopis teistmoodi ja vildakad. Nii, ja täna mul on siis see särk, muide see ei ole päris kõikide poolt öeldud, aga mitmed ametivennad, vaimulikud, seda valget asjakest, mis siin on, mõnikord kutsutakse suhkrutükikeseks, mis ta tegelikult juba natukene on suhkrutükikese moodi. Nii, ja ma olen ennegi siin mõnikord käinud selles särgis, kui ma olen enne tulnud mingilt vaimulikult ürituselt või lähen kuskile või on selline päev, kus ma ülejäänud päeva osas peaksin nagu seda kandma, aga täna nüüd on ta siis eriti meelde jääv, ma arvan, ja meele seisukohalt väga tähtis. Nimelt on ju käimas advendiajad. Advent iseenesest tähendab, laias umbes tõlge tähendab, on tulemine. Ja advendiajad on 4 pühapäeva enne jõulusid. Seega praegu meil on olnud 3 pühapäevad ja iga pühapäeva kohta on üks väike selline küünlakene, aga nüüd ma panen 4. põlema, sest et eeloleval pühapäeval meil saadet ei ole, aga 3 päeva pärast on siis 4. advent ja sellega on meie advendi aeg läbi. Nii, ütleme niimoodi siis, et Nõmme raadios on advendid 3 päeva varem hakanud ja 4 päeva varem hakanud kui kusagil mujal. Vaata, kas ta läheb paremale? Vast ikka läheb, jah. Nii et 4 advendiküünalt. Me rääkisime muide sellest ühes oma eelmistest saadetest, et tegelikult, mis on ikka ääretult sümpaatne ja tore, on see, et eestlased üldiselt tähistavad advente. Ma ei ütleks, et igal pool, aga ikkagi väga paljudel akendel on ikkagi advendi tulekesed või ilusti üleval. Tänapäeval nad on muidugi põhimõtteliselt elektrist, aga sellega tähistatakse. Ja ma pean ütlema, et võib-olla mul on natuke kahju sellest, et neid advendi valgusi ja advendi tulekesi on nagu viimastel aastatel nagu vähemaks jäänud, aga nad on siiski olemas. Aga ma meenutan, et ma olen näinud, ütleme, sellist tohutut advendi tähistamist ja sellist advendipeo pidamist ja nii edasi Eestis ja ma ütleksin aastal kuskil 1992-93. See oli see aeg, mil ma elasin Ameerikas ja lihtsalt iga 2-3 kuu tagant käisin Tartus ema juures küll puid lõhkumas ja küll süüa toomas ja mida iganes. Nii et ma olin nädal aega Eestis ja siis jälle 3 kuud Ameerikas, jälle nädal Eestis. Nii et mu põhielukoht oli Ameerika. Ja nüüd siis 91-92 ma sõitsin liinibussiga, tol ajal mul autot siin ei olnud, sõitsin liinibussiga Tallinnast Tartusse. Ja kui nüüd Tallinnast Tartusse sõitmine, siis seal on üks koht, mille nimi on Laeva. Ja Laeva puhul oli siis tol korral maantee jooksis niimoodi, et ta tegi 2 90-kraadist pööret. Üks asi oli siis Laeva peatuse juurest paremale ja siis pärast seda tükk aega edasi Laeva juurest vasakule. See vasaku pöörde koht oli enam-vähem seal samas, kus praegu on piimakombinaat ja kus on see kuulus Hollywoodi silt seal üleval ja seal all saab siis hästi süüa ja mida iganes.
ja bensiinijaam Neste, kui ma ei eksi, sealt siis keeras buss vasakule. Aga tähendab, tähtis oli see, et siit Tallinna poolest tulles laeva juures seda paremat pööret tehes 90 kraadist jääb sinna pikki seda maanteelõiku, mis võib olla 3-4 kilomeetrit, jääb sinna surnuaed. Ja kui see oli siis 92. aasta talvel või jõulupaiku või kuskil, kui ma sealt autoga sõitsin, siis muidugi, mis tegelikult pani ikka täiesti ahetama, oli see, et see surnuaed oli küünlaid triiki täis. Esiteks, ja no mis on veel eriti, seal tegelikult paremal pool seda maanteed läheb nagu kergelt mägi ülespoole, nii et põhimõtteliselt oli see nagu selline advendiküünalde meri, mis oli ka kaldu maante poole. Ma kinnitan, et ühtegi sihukest nii uhket advendi tähistust ja pidu küünaldes ära, ma ei ole elus enne ega pärast seda näinud. Muide, seal on veel Siniküla tuleb enne, mul praegu turgatas meelde, Siniküla on ka väga tähtis koht, sellepärast et seal elas, või tegelikult ma loodan, et elab kuni tänase päevani peaminister Juhan Partsi isa. Nii et ühesõnaga sealt Sinikülast mööda paremale, siis pärast vasakule ja siis selle 2 pöörde vahel, siis see tohutu küünalde meri. Ja nagu ma ütlesin, tore, et vähemalt mitmetes või isegi enamikus kohtades ka Tallinnas, aga samuti ka eriti maale sõites, kui mina käin siit suhteliselt sageli Virtsus või õieti Muhus, eks ole, siis selles Virtsu maanteel on tegelikult ka, eks ole, seal on ju õieti päris külasid, sinna ju eriti maantee äärde ei jää. Sinna jääb ainult üks sihukene asula, nimelt Lihula, ja seal on üks külakene Karuse, mis jääb rohkem Pärnu poole. Et tegelikult seal on kõike seda advendi tähistamist ja pühitsemist veel rohkemgi kui Tallinnas või kusagil mujal. Niisiis 4 advendiküünalt ja järgmine siis tähtpäev on meil jõulud, jõululaupäev. Aga nüüd see küünalde lugu tuletab meelde ühe väga halva ja väga õnnetu asja, mis juhtus selle nädala alul. Oli massitapmine Austraalias, kus 2 hullunud moslemit, isa ja poeg, tulid mitmete püssidega ja hakkasid tulistama inimesi, kes olid tol korral või seal asuval ookeani rannal. Neid oli üle 1000. Need olid juudid, sellepärast, et juutidel on ju ka nüüd see tähtis asi. Nende püha kannab nimetust Hanukka. Hanukka, see on seotud Vana Testamendiga ja ma ei hakka siin pikalt rääkima, see läheb igavaks. Aga sellel Hanukkal on siis see värk, et esiteks Hanukka tähistab seda, kus juutide küünlad läksid pühade puhul iseenesest põlema, mida need küünad tähendavad, ja siis väike anum, põletus ja muud õli, millest pidi jätkuma 1 päevaks, põles tegelikult 8 päeva. Ja neid 2 imet, see on siis küünalde süttimine ja õli, see on siis see, mida Hanukka tähendab. Hanukka sümboliks on, ka Tallinnas võib seda siin-seal leida, on 8 küünalt, see on siis 4 ja 4 ja pluss 1 küünal, siis siuke pikem seal keskel. Ja selle küünla jala või sellise 8 küünla jala nimi on Menora. Ja tänapäeval on ju niimoodi, et tsiviliseeritud ja normaalsetes riikides on menorad üleval igal pool. Kaasa arvatud näiteks Berliinis, Brandenburgi värava juures, tohutult kõrge menora. Siis Valge Maja roosiaias on ka menora ja nii edasi.
Nii et siin antud juhul meil nagu langevad pühad kokku, nad ei pea küll kalendaarselt alati kokku langema, aga seekord suhteliselt langevad. See on juutide Hanuka ehk juutide rõõmupüha. Ja need, kes tähistasid seda juutide rõõmupüha Sydneys, Austraalias ookeani rannal, seal siis tulid need hullud moslemid ja avasid nende pihta tule. Kujutage ise ette, mis toimub, kui automaadist tulistatakse 1000 pealist inimhulka. No läks veel, ma ütleksin, isegi suhteliselt hästi, oleks võinud hullemini minna. Tapetuid oli 15 inimest, mis 1000 pea hulgas, nagu ei ole väga kain. Aga lugu lõppes siis õnneks sellega, et sealt kõndis mööda sealsamas kandis oleva puuviljakaupluse omanik. Kes müüs seal kookospähkleid ja ananasse ja mida iganes. Ja ta hiilis nende tulistajate juurde tagant läbi autoparkimisplatsi ja võttis siis niimoodi sellel tulistajal ümbert kinni ja tõmbas ta pikali. Mille tulemusena, eks ole, see automaat, mis tal oli, kukkus maha ja ühesõnaga see tulistamine katkes, see teine poeg püüdis ära joosta, aga tema saadi ka kätte. Nii et lõppkokkuvõttes need olid need kodanikud, isa ja poeg, kes ka, isa ja poeg olid need, kes tulistasid, aga isa ja poeg olid ka need, kes nad kinni hoidsid. Ja siis võib ikkagi öelda, et tegemist oli ikka äärmiselt julge ja tubli inimesega. Aga see kinnitab seda, mida me oleme siin saates ikkagi korduvalt rääkinud ja mille eest isegi mulle on nagu etteheiteid tehtud, on see, et ega moslemid ikkagi normaalsed inimesed ju ei ole. Seal see, et meil juhtub mõni inimene, kes on võimeline elama normaalses tsiviliseeritud maailmas, ei tähenda seda, et me peame moslemitesse suhtuma kuidagi nagu tolereerivalt või kuidagi niimoodi. Ma lihtsalt tuletan meelde ühte asja, et kuidas see värk moslemitega käinud on. Meil on õigus öelda, muide enne kui õigus öelda, see ei puuduta küll moslemeid, see puudutab Vene kirikut, aga Vene kirikust me räägime veel ka eraldi, sellepärast, et Viilma kirjutas kolmapäeval väga hea artikli sellest. Moslemite puhul on ju see, et ühesõnaga me võime öelda niimoodi, et kristlased ei ole pidanud ühtegi ristisõda pärast 1648. aastat. See on siis, oli sõda, mida kutsutakse 30-aastaseks sõjaks ja 30-aastane taga oli. Ja siis oli see tõesti usuline sõda sellepärast, et sõdisid ühelt poolt protestandid, luterlased, see on siis Rootsi, Balti feodaalid siit poolt võttes ja nii edasi. Ja teiselt poolt lõunast olid siis katoliiklased, keda esindasid põhiliselt poolakad. Aga katoliiklasi oli ka Prantsusmaal, Saksamaal, nii edasi. Nii et see oli tegelikult ususõda, kumb usk peale jääb, protestantism, luterlus või siis see. Ja lõppkokkuvõttes sõlmiti nõndanimetatud või tuntud Vestfaali rahu, mille tulemusena siis lepiti kokku niimoodi, et igal ilmalikul valitsejal, vürstil on õigus määratleda, millist usku ta oma alluvatele ei suru peale, vaid soovitab. On selline väljend, et kelle vürst, selle usk. Ja siis. Ja 1648 said kõik need asjad omavahel ära klaaritud.
kõik pärastised Euroopa sõjad, mis on aset leidnud, on kõike muud kui ususõjad. Küll on sõditud väljapääsu eest Vahemerele, Krimmi sõda näiteks, siis 2 maailmasõda, mis on olnud Saksa ja Austria ühendus versus siis Prantsusmaa, Inglismaa ja Nõukogude Liit teiselt poolt ja nii edasi. Ühesõnaga, need on olnud kõik võimalikud sõjad, millel ei ole olnud otsest usulist tähendust. Ja nüüd vastupidi, moslemite sõjad, mis on praegu 340 aastat hiljem, on eranditult ususõjad. Ehk teiste sõnadega me võime öelda, et moslemite usk on vähemalt 350 aastat meist maha jäänud. Ja ütleme, moslemid on siis parasjagu nii primitiivsed, nagu olid eurooplased 350 aastat tagasi, kuigi ka siis nad ei olnud otseselt ju ütleme sellised usupimedad, sest ka seal oli alati mingisugune poliitika olemas. Aga nüüd meil on ühed moslemid seal, nii et aga tõele au andes tuleb öelda ühte teist asja ka. Tähendab, see mees, kes tagant võttis need tulistajad kinni, tema nimi on Ahmed al-Ahmed, ehk teiste sõnadega ta oli ka moslem. Nii et selles mõttes võib öelda, et moslemi ja moslemi vahel on vahe. Ja tõepoolest moslemite hulgas võib rahulikult olla ka enam-vähem normaalseid inimesi, aga neid on vähemus. Ja kõige vähem me võime taluda neid moslemeid ja seda tüüpi moslemeid, kes on Süürias, kes on Gazas, Hamas, Taliban, mõned teised seal, kusjuures selle Talibaniga, mis on ju tegelikult kõige puhtakujulisem terroriorganisatsioon, Talibanil on diplomaatilised sidemed, usu või mitte, Vene riigi ja Vene õigeusu kirikuga, ISIS muide, Islami Vabariik. Nii et ühesõnaga kõik need, kes on ühel või teisel määral seotud või kannavad endas mingisugust moslemi organisatsiooni ideed, on tegemist ikkagi inimestega, keda tuleb karta ja kelle suhtes igasugune heatahtlikkus ja nii edasi on täiesti kohatu. Olgu see siis öeldud ka Tallinnas, tähendab need inimesed, kes tulevad Tallinnas Vabaduse väljakule toetama palestiinlasi. Võib-olla nad on ka enam-vähem normaalsed eestlased, aga põhimõtteliselt tegemist on ikkagi ristiusu vastase ja terroristliku organisatsiooni toetamisega. Nüüd, kuna me juba läksime üle siin natukene ka kirikuasjade juurde, siis kolmapäevases Postimehes kirjutas Eesti Evangeelse Luteri Usu Kiriku peapiiskop Urmas Viilma artikli, mis on suhteliselt pikk, nii et ma ei hakka teda ette lugema. Ja selline põhiuba on selles, et igasuguse tapmise õnnistamine ja nii edasi on tegelikult Jumala ja usu vastane. Viilma ütleb, kristlik usk ei tunne pühasid sõdu, kus tapmine lunastab patud. Kristuse rist ei ole relv, millega õigustada vägivalla kasutamist, vaid märk Jumala ennast ohverdavast armastusest. Punkt. Ehk siis igasugune Vene Moskva õigeusk on oma olemuselt ketserlus ehk hereesia. Kõige hullem lugu selle juures muide on see, et need inimesed ja mutikesed, kes käivad Nevski katedraalis seal Toompeal patte andeks küsimas ja
lootuses pattude andestamisele ja lunastusele, neid petetakse. Sellepärast, et armulaud hereetilises ehk ketserlikus kirikus ei kehti. Kui me muidu räägime sellest, et vein esindab Jumala verd ja leib esindab Jumala ihu, mis, ütleme, eks ole, selle veri sinu eest valatud ja ihu, siis Vene õigeusu kirikus selles Moskva omas mitte mingisugust lunastust ei tule ja ei tule ka armulauda. Lihtsalt sellepärast, et tegemist on kirikuga, mis ei ole rangelt võttes kristlik üleüldse, vaid on hereetiline. See on siis ketserlik, usust kõrvale kalduv, mida iganes. See, mida Nevski katedraalis tehakse, ütleme niimoodi, see on siis umbes nagu raadios maahommik või lasteaias mingi laulukene, millel puudub igasugune usuline mõte täielikult. Ja seda just eeskätt sel põhjusel, et tegemist on hereetilise kirikuga, kelle üheks kõige tähtsamaks funktsiooniks on Vene maailma toetamine, kõigi Vene sõdurite õnnistamine ja relvade õnnistamine. Seda on ju pulga vaadata, kuidas Kirill, kes on selle Moskva kiriku pea, läheb mingi raketi juurde, siis käes on tavaline koristaja ämber ja maalripentsel. Ta võtab selle pentsli ja siis pritsib sinna raketi peale, arvates, et sellega ta õnnistab seda. Tegelikult ei õnnista, aga teine asi on see, et ta käitub selgelt ristiusu vastaselt. Tähendab, seda mitte mingil juhul teha ei tohi. Moskva patriarhaadi kirik on tegelikult Putini, ma ei tea, ideoloogia kandja või midagi taolist, aga igal juhul ei ole ta kirik normaalses inimlikus tähenduses. Aga nüüd tekib muidugi veel üks huvitav nüanss siia juurde. Teatavasti Eesti Vabariigi president, kes on üldse praegu viimasel ajal väga huvitavaks läinud ja kes ei julge kasahhidele midagi venelaste kohta halvasti öelda ja nii edasi. Ühesõnaga, tema on nüüd üldiselt teatanud seda, et igasugune seadus, mis peaks välistama Vene kiriku Tallinnas tegutsemise, et see seadus on vale. Ja siin ta siis viitab igasugustele ka paragrahvidele ja üks nendest paragrahvidest on minu teada 40, peaks olema igaks juhuks kontrollin 40, vaatame, ma arvan, et on ja muidugi, oota kohe. Niimoodi. 40, okei. Igaühel on südametunnistuse, usu ja mõttevabadus. Vene õigeusu kiriku kohta, selle Moskva oma kohta me peame küsima, et kas seal üldse mingit usku on, mis peaks vaba olema. Aga oletame, inimesed usuvad, pagan teab mida. Inimesed usuvad lapikut maakera ja koroonaviiruse iseenesestlikku kadumist ja need inimesed usuvad lollusi. Aga nii, nüüd kõige tähtsam lause on see, riigi kirikut ei ole. Ja nüüd president Karis ütleb, et see ongi niisugune värk, et las siis see Moskva patriarhaadi kirik eksisteerib, ta ei ole riigi kirik ja nii edasi. Konks on selles, et Karisel endal ei ole erilist juriidilist haridust ja imelikul kombel ei ole seda ka tema nõunikul midagi niisugust tõsist. Kordame lauset, riigi kirikut ei ole. Mida kujutab endast Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik? Juba see nimetus viitab sellele, et tegemist on riigi kirikuga. Ta on Moskva patriarhaadi riigieusu kirik. Ta ei ole mitte ükskõik milline, vaid ta on Moskva oma. Ja räägitaksegi, et siin on mingisugune usuline, kanooniline seos siin ja nii edasi.
ühesõnaga see kõik on jama ja iba kuubis. Riigi kirikut ei ole, see tähendab ka Moskva kirikut Eestis ei ole. Ja see nüüd ongi see oluline koht, mida president ka tähele ei pane. Tähendab, temale tundub, et riigi kirikut ei ole, et see puudutab Eesti evangeelset luterluse kirikut. Ei puuduta. See puudutab igasugust riigi kirikut ja Eesti evangeelne luterluse kirik loomulikult ei ole riigi kirik ja meil ei olegi ühtegi riigi kirikut peale selle Moskva tegelikult kaabakliku ja hereetilise kiriku, mille kõige tähtsamaks ülesandeks Eesti territooriumil on Moskva ideoloogia peale surumine teatud osale Eesti elanikkonnast, just eriti Vene elanikkonnast. Kui ei, et see ei mõjuta siin midagi, see riigi, see on selline puhtalt siin pappide omavaheline asi. Kuulge, vaadake neid inimesi, kes Nevski katedraalis käivad või rääkige inimestega tänaval, kui mitte kuskil mujal, siis Narvas või Sillamäel ja rääkige tavaliste inimestega seal ja küsige, kas Moskva kirik on õige või küsige, kas Putini sõda Ukraina vastu on õige ja te saate vastuseks jah, on, mis viitab veel kord sellele, mida ma olen kogu aeg väitnud ja mis tuleneb sellest Urmas Viilma praegusest sellest artiklist, et Moskva patriarhaadi riigiõiguse kirik on riiklik ja esindab Putini ideoloogiat. Ja järelikult riigikirikut ei ole, no siis seda tegelikult ka ei tohiks olla. No mina olen muidugi alati olnud enam-vähem seda meelt, et veel enne, kui must endast vaimulik sai, olen olnud alati seda meelt, et see Nevski katedraal tuleb Toompealt maha tõmmata. Buldooser 101. Buldooser 101 ja saaks selle asja nagu ühele poole. Sellel on see mõte, et me saame endale küll, kui muud mõtet ei ole, siis kas või seegi, et Moskva ideoloogiat sõjaliselt ja sõjalises meeleolus kandev kirik asub Eesti Vabariigi parlamendi vastas. Juba see on tegelikult piinlik ja häbiväärne. Muide, see teema kerkis üles Eesti Vabariigis Riigikogus 1928-1929 ja mitmed Eesti väljapaistvad poliitikategelased olid selle poolt, aga siis läksid ajad ju segaseks, eks ole, paari aasta pärast oli vabadussõjalaste liikumine, eks ole, mis tegi Eesti selle elu väga segaseks ja keeruliseks ja nii edasi. Ühesõnaga, see idee jäi poolele. Teist korda tuli see välja 38-39, aga siis tulid juba venelased 40. aastal sisse, nii et mis see siin nii väga ikka teha saad. Aga see on üleval olnud. Ja võib-olla kõige suurem viga, millest Karis presidendina aru ei saa, on see, et need Eesti poliitikud, kes kirjutasid selle lause riigikirikut, ei ole. Et need inimesed mõtlesid riigikiriku all, mida ei tohi olla. Et nad mõtlesid selle riigikiriku all just Vene õigeusu kirikut. Seepärast Vene õigeusu kirik oli riiklik kirik juba Peeter esimesest alates kogu aeg. Ja kirikul oli oma ministeerium, Püha Sinod, eks ole, kes neid asju juhtis riigikiriku käes, olid igasugused tsiviilvõimud ja tsiviilteod, ütleme siis kõik abielude sõlmimine, ristimised ja muud taolised asjad. Pluss muidugi venelased läksid ju ka esimesse maailmasõtta ikoonidega käes ja nii edasi, kuigi mitte mingisugust põhjust venelastel maailmasõtta minna ei olnud. Ja see on muide Vene õigeusu kiriku üks kõige suuremaid patte, et ta kihutas venelased maailmasõtta, kus tapeti maha üle 5 miljoni venelase. See veri on tegelikult Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku südamel. Nii et mida siis tol korral Eesti juhid, õigeusklikud, ma rõhutan õigeusklikud, kusjuures kes käisid kirikus ja pidasid jumalateenistusi ja palusid armulauda ja nii edasi, kiriku slaavi keeles. Konstantin Päts näiteks, Johann Laidoner,
Nikolai Reek. Tõnisson muide oli üks väheseid, kes ei olnud vene õigeusklik, aga enamus neist siis tol korral oli Piip, eks ole, pärastine välisminister. Noh, võib-olla sealt lööb veel, et Otto Strandman, kellest jutt on olnud. Need olid kõik vene õigeusklikud. Ja kui nad kirjutasid selle lause, et riigikirikut ei ole, siis nad selle all mõtlesid seda, et eksisteerib oht Eesti Vabariigile, et Vene õigeusu kirik hakkab riigi asjadesse vahele segama ja hakkab mõjutama demokraatliku Eesti Vabariigi poliitikat. Ja selleks, et seda võimalust eriti ei oleks, selleks kirjutati riigikirikut ei ole. Riigikiriku all Eesti juhid mõtlesid Vene õigeusu kirikut, mille liikmed nad ise olid. Ja muidugi tollased riigijuhid ju, eks nad olid ju ka aktiivsed ühiskonnategelased ja mis iganes andsid välja ajalehti ja pidasid igasuguseid koosolekuid ja värke. Nemad olid ju need, kes teadsid, mida võib Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik, mida nad võivad Eestile teha, Eestile halba teha. Ja selles, ütleme selles, mitte hirmus, aga sellises mõttes, nad igal juhul mõtlesid järele, et see risk eksisteerib ja see risk on vaja põhiseaduslikult välja lülitada ja sellepärast kirjutatigi riigikirikut ei ole, mõeldes selle all Moskva patriarhaadi kirikut. Et mis siis võiks edasi saada? Ka sellele vastab Urmas Viilma väga selgelt, et tegelikult on olemas ju ka täiesti normaalne õigeusu kirik. Ja see normaalne õigeusu kirik Eestis eesotsas metropoliit Stefanusega, see on Vene õigeusu kirik või lihtsalt ka Kreeka õigeusu kirik pealinnaga Konstantinoopolis. Endises Bütsantsi keisririigis. Bütsants oli siis ju pärast Roomat kõige tähtsam. Tegelikult oli Bütsants pärast Roomat kõige tähtsam ristiusu keskus üleüldse. See venelaste värk tuleb hiljem. Vene ideoloogia, kus on öeldud niimoodi, et esimene Rooma langes, teine Rooma langes, kolmas Rooma on Moskva ja kolmas Rooma püsib igavesti. See on siis nende see värk. Ütleme niimoodi, et esialgu vist ja väga hullu midagi jõudast ei olnud. Muide isegi tsaari Venemaal oli ju niimoodi, et tegelikult kirik oli tähtis, aga ega ta ikkagi ei olnud kõiksugustes asjades niisugune domineeriv ja see välja arvatud, nagu ma ütlesin juba, näiteks esimese maailmasõja ajal või Krimmi sõjas, kui Vene õigeusu kirik õnnistas ja pühitses ja suunas inimesi mõttetutesse sõdadesse, nagu nad olid. Seega Vene õigeusklikud Eesti territooriumil, nii palju kui neid on, kui nad tõeliselt usuvad ja kui nad tõeliselt tahavad õnnistatud saada ja tahavad tõeliselt oma patte andeks saada ja nii edasi, kui see nii on, siis nagu ütleme tere tulemas või häid teed teile minna Stefanose juhitud õigeusu kirikus. Muide, tegelikult on ju siin veel ka üks selle Moskva katedraali üks totaalne sigadus on see, et Moskva õigeusu kirik võttis üle ka peaaegu kõik olulised õigeusu kiriku varad. Vaadake seda Nevski katedraali, seda Sibula jubedust, mis seal Toompeal on. Ja kui te lähete veel, käite siin-seal ringi väiksemaid kirikuid, siis need ikka kõik käivad Moskva alla. Kaasa arvatud näiteks see Puust kirik, mis muide on väga sümpaatne oma väljanägemised, mis on Olümpia hotelli vastas üle tänava seal. See on nüüd siis see Moskva omandid. Mis me räägime siin veel Pühtitsa kloostrist, eks ole, tule taevas appi. Ka Moskva oma.
aga sellel Stefanose omal, noh, ei olegi nagu õieti suurt midagi. See väike puukirik ka väga armas, no see on, ta on selles mõttes huvitav, et sealne õigeusu jumalateenistus toimub eesti keeles. Kusjuures seda eesti keelt on kergelt nagu väänutatud ja moonutatud kirikuslaavi selle keele mood. Aga mis on alati olnud, mis ongi see kirik, kuhu Päts ja Laidoner kuulusid. Selle leiab üles seal, kus on mereäärde ulatuv vaade World Trade Center, WTC maailma kaubanduskeskusest. Ja kui te nüüd siis siit poolt kesklinna poolt sõidate, siis paremat kätte see keskus, kusjuures seal on veel siis ka ju üks plats, kus bussid seisavad. Aga vasakul pool, seal kus on arhitektuurimuuseum ja nii edasi, seal on siis väike armas see puukirik, mis tegelikult ongi nüüd see, mida me võime täiesti õigusega öelda, ongi õigeusu kirik. Nii et võt, niisugune on see värk. Ja ei jää midagi muud üle, kui öelda aitäh Urmas Viilmaale selle artikli eest. Ja Viilma artikli suur väärtus seisneb muide selles, et Viilma on ka Eesti kirikute nõukogu esimees. Nii et sisuliselt tegelikult Viilma seisukoht ei ole mitte ainult luteri, vaid ka kõik metodistid, nelipühilased, baptistid ja nii edasi. Tähendab kõik need väiksemad, no nimetame neid tinglikult karismaatilised kirikud, on tegelikult selle taga. Ja mingi lahendus peab sellele küsimusele. Ma pean ütlema enda auks, aga ka oma kolleegide auks. Tallinna volikogus, mitte tänases, vaid selles, mis enne oli, et me vähemalt esimese sammu oleme teinud, sellepärast, et Pikal tänaval oli suhteliselt suur maja, 3-korruseline sellest, ütleme, sellest Vene saatkonnast tiba edasi, paremat kätt, kus majas Moka kohvik on või endine Stuude. Ja seal oli siis selle Vene kantselei, Moskva kiriku kantselei. Ja no ma loodan, et seal ei tegeldud ainult raadioluurega ja muude taoliste asjadega. Aga oli, mis seal oli, igal juhul Tallinna volikogu ja mina nende hulgas, me siiski langetasime selle otsuse, et me tõstsime Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kiriku sealt lihtsalt välja. Nad jäid esimesele korrusele mingisugune sihukene toakene, mis ei ole suurem kui see siin praegu 3 kirjutuslauaga ja kogu moos. Aga muidu kõik see mitmekorruseline pastoraadiruum ja nii edasi, see kõik nüüd Tallinn võttis selle tagasi. Sest see oli kunagi antud Moskva patriarhaadi õigeusu kirikule tasuta kasutamiseks. Aga nüüd on lugu lõppenud. Nii et vaatame, mis edasi hakkab saama. Sellega ma arvan, et meil kiriku värk peaks olema nagu selge ja lihtsalt sügava kurvastusega ma pean ütlema, et millegipärast ikkagi Karis sellest asjast suurt midagi ei saa. Nii, mis võtab siis nende selle õiguse veel ära, paragrahv 48. Keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad. Kirik on ühing. Kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. Niisugune värk. Seda ka, ühesõnaga Karis arvab, et sellega on kõik korras. Nii, nüüd on siis saabunud aeg, kus me peame natukene ka Karisest rääkima. Karisega oli siis nüüd niisugune lugu, et Karis sõitis Kasahstani, kohtus sealse presidendi Tokajeviga
ja jättis puudutamata vestluses Tokajeviga Ukraina teema. Ehk teiste sõnadega tema suur kõne, kus viibisid seal üliõpilased ja nii edasi seal ülikoolis, Nazarbajevi nimeline ülikool või veel, mis tuletab muide meelde ühte meie sõpra Hardo Aasmäed, kes Nazarbajeviga väga hästi läbi sai omal ajal, aga kellele Nazarbajev valetas nagu tolmas. Aga no jäkkene küll. No, ja Karis jättis siis Vene teema rääkimata. Kõige põhiline lugu oli see, et see rääkimata jätmine aeti siis suursaadiku kaela, kes oli Kasahstanis ja kes ütles, et sellistest asjadest rääkida ei maksa ja ei tohi ja nii edasi, nii edasi. Ja Karis selle peale ütles siis, kui ei tohi, siis ei räägi ja nii jäigi. Kasahstanis sisuliselt sügavat analüüsi või isegi sügavat Eesti seisukoha esitamist ei olnud. Ja nagu nüüd selgub seda eeskätt Vene meediakanalitest, kus seda Karise värki on ka analüüsitud, siis praktiliselt väidetakse nii, et nii Karise kui ka Tokajevi seisukoht oli põhimõtteliselt selline, et võib ju natukene Venemaad sõimata või kiruda, aga üldiselt ega seal ju midagi nii väga hullu ei ole. Nii. Ja nüüd siis, mida sellest asjast arvata? Jätame Kasahstani kõrvale. Meil on piisavalt palju inimesi, Facebookis jookseb läbi, TikTokis, kus iganes, kes räägivad, et on vaja tekitada Eestis presidendi otse valimine. Ma ütlen kohe ära, ma olen sellele kategooriliselt selle vastu ja see oleks väga suur jama. Aga ma nüüd seletan ära ka miks. Kõigepealt, miks need inimesed otse valimisi tahavad? Nad tahavad sellepärast, et inimestel on teatav hasart, nii nagu jalgpall, hoki, korvpall, kui on teada, et kui tahetakse vaadata, kes võidab. Muide, kui me hokit nimetasime, siis veel üks tähelepanuväärne sündmus. Eesti noorte hokikoondis on maailmas 18. kohal, mis muide ei ole sugugi mitte halb koht ja mis tegelikult tähendab ikkagi, et Eesti hokist hakkab lõpuks asja saama. Ja need noored inimesed U18 on ikka igavesti tublid selles mõttes. Aga ühesõnaga, meil on vaja hasarti. Kas võidab see või võidab too, saab kihlvedu vedada ja vaadata ja arvata ja mida iganes. See nähtavasti on üks selliseid motiive. Teine motiiv, miks võidakse presidendi otsevalimist tahta, on see, et eeldatakse, et rahvas otse valija saab rohkem oma tahtmise. Ja mõjutada, eks ole, tulevast presidenti, kui ta saab otseselt oma arvamuse välja öelda. Nii, jätame nüüd need argumendid. Mõtleme järele teise asja üle. Igasuguses riigiõiguslikus asutuses ja nii edasi on tegelikult olukord nii, et see, kuidas asutus moodustatakse, võtame Riigikogu, määrab ka selle, milline on selle kompetents. Tähendab, Riigikogu, kuidas ta meile ka ei meeldi. See tähendab, kuidas ta meile ei meeldi. Alati on olemas üks vastuargument, mida me saame kasutada ja see kõlab niimoodi, et Riigikogu liikmed võivad öelda, näiteks kui nad lähevad Tiibeti Dalai Lama juurde viina võtma, nagu siin meie sõbrad Reinaas ja Juku-Kalle ja nii edasi. Kui nad lähevad sinna viina võtma, siis võivad nad alati öelda, aga rahvas valis meid. Ja me esindame rahvast ja me võtame viina rahva nimel. Mis siis? Olime purjus, mul asja, vaatab, mis teised teevad. Ja nii edasi. See on loogiline. Ehk teiste sõnadega, mida jutumärkides, ütleme, demokraatliku või mille laiem on Riigikogu valimine või parlamendi valimine, seda tugevam on tema voli
ja võim. USA senat, USA esindajate koda, nii edasi. Nad teevad ikka ühtesid ja teisi asju ja püüavad Trumpist kuidagi jagu saada, aga ei saa. Aga nad püüavad jagu saada fraasiga rahvas valis meid. Ja kui rahvas on meid valinud, siis meil on õigus käituda nii, nagu me õigeks peame, sest rahvas valis meid ja me käitume rahva nimel. Nii, tuleme nüüd siis presidendi juurde. Kas president saab nii öelda? Ei saa. Sellepärast, et tema on valinud valijameeste kogu, kuhu kuuluvad siis kohalike omavalitsuste esindajad ja Riigikogu liikmed. Ja igal juhul on Karise valinud, ütleme 200 inimest. Küll 250. Riigikogu on valinud 800 000 inimest. Nii et kelle võim on siis ägedam ja kelle võim on võimsam. Ja kui me nüüd praegu räägime presidendi otsevalimistest, siis me ju tegelikult räägime sellest, et me tahame tekitada presidenti, kelle võim on suurem. Kas me tahame, et presidendi võim oleks suurem? No väidan, et ega ikka ei taha küll. Sest kui juba isegi väikse hulga inimeste poolt valitud president sõidab Kasahstani ja keerab seal see käki kokku, siis kujutage nüüd endale ette, kui president saaks käituda täitsa isepäi ja täitsa omapäi. Praegu hoiab presidenti tagasi Riigikogu ja muide mingil määral ka välisministeerium. Sest ka välisministeerium jutumärkides on valitud selles mõttes, et välisministri määrab Riigikogu. Kuigi ka seal on, ütleme, selles mõttes asi nagu natuke kahtlane, et välisministeerium on vähem autoriteetne kui president, sest presidendi puhul Riigikogu, seal on Riigikogu pluss veel need teised. Aga ma loodan, et see on aru saada, mida ägedam, mida suurem on valija kogu või valitud inimeste hulk, seda tugevam on presidendi võim. Ühesõnaga praegu juba keerab president käki kokku, teades, et tal üle õla on tal kuskil siiski ministeerium ja Riigikogu väliskomisjon koos ja nii edasi. Aga kujutage ette, et kui tal seda hirmu ei oleks, kui ta saaks seda asja täiesti vabalt teha. Nii et ma toon ühe näite, ma kardan, et see on meil läbi käinud, aga ta on võib-olla, ütleme, üks kõige hullemaid näiteid üleüldse nende presidendi valesti käitumiste kohta. See on veel aegadest, kui oli Lennart Meri. Vabariigi põhiseaduses on öeldud niimoodi, et sõjaväe juhataja või sõjaväe ülemjuhataja määratakse presidendi poolt Riigikogu ettepanekul ja Riigikogu nõusolekul. President võtab endale mehe, kes talle meeldib, toob selle Riigikogusse, Riigikogu hääletab ja palun väga, ongi valmis. Ja nüüd juhtus niisugune lugu, et omal ajal, kui Lennart Meri oli president ja meie vägede juhataja oli Johannes Kert. Ma ei tea, mis seal, eks neid lugusid ole mitmesuguseid, aga ma ei hakka klatsima. Oli lihtsalt niimoodi, et Meri otsustas, ta võtab Kerdi maha. Ja ta tegi seda. Aga ta tegi seda maikuu lõpus, kui Riigikogu oli juba koju laiali läinud. Ehk teiste sõnadega, mingisugust Riigikogu nõusolekut ei olnudki võimalik saada, Riigikogu oli laiali läinud. Nüüd paar kuud oli siis nagu ametis uus vägede juhataja admiral Tarmo Kõuts. Kõutski oli nii ja naa, sellepärast, et tuletame meelde, Riigikogu ju ei olnud, Riigikogu oli koju läinud. Ja Riigikogu tekkis tagasi kusagil augustikuus. Nii et ühesõnaga Kerdi mahavõtmine oli küsitav.
ja Kõutsi ametisse määramine oli küsitav. Ehk siis tekkis see situatsioon, mis on riigi kaitse seisukohalt kõige hullem, mis üldse olla saab. Ühel hetkel oli armeel 2 ülemjuhatajat. Ehk teiste sõnadega tegelikult mitte mingisugust armee normaalset juhtimist olla ei saanud. Muide, tuletame meelde, venelastel oli ju probleem omal ajal 1917-18 aastal pärast oktoobrimässu, kui tekkis Punaarmee, kui Punaarmeel olid siis korraga komandörid kui ka komissarid. Ja tekkis tegelikult küsimus, kumb on kõvem, kas komandör või komissar. Formaalselt nad olid kõik määratud partei keskkomitee poolt või kesktäitevkomitee poolt. Ja nüüd siis komandörid, komissarid, aasta 1918 sõda käib. Ja nüüd on siis küsimus, et kui väeosal on nii komandör kui ka komissar, kelle käsku peavad sõdurid kuulama. Komandör ütleb, et nüüd istume kaevikus ja ootame, kuni vaenlane kallale tuleb. Komissar, kes oli, poliitiliselt angažeeritud, ei, et nüüd lähme rünnakule. Komissar viis mehed rünnakule, komandör ütles, istuge kaevikus. Küsimus, kumba sõdurid kuulavad? Kas seda, mis lubab kaevikus istuda või seda, kes ajab kuulide alla frondile? Ja ei läinud palju aega mööda, kui 19. aastal Lenin langetas otsuse, et komissarid likvideeritakse ja komissaride asemel tulevad asetäitjad poliitalal ehk nõndanimetatud zampoliidid. Ja oligi siis selge, et komandör on komandör, nagu neid nimetati punakomandörideks tol ajal, ja asetäitja poliitala. Siin selles asetäitja zampoliidis otsustav sõna on asetäitja. Ehk siis komandör käseb ja asetäitja on seal, peab moka maas või siis loeb kommunistlikku ajakirjandust neile seal soldatitele ette. Ja juhul, kui komandör langeb, siis komissar võtab juhtimise üle. Aga see oli see põhiprobleem, et kahekordset alluvust ei tohi olla. Eestis kahekordne alluvus tekkis Kerdi ja Kõutsi vahel. Muide, üks huvitav asi, mis meil veel selle kahekordse alluvuse sellega on nüüd juhtunud, on see, et meil on ühesõnaga komissariga või zampoliidiga Tallinna linnapea. Täiesti üllatav käik. Tähendab, valiti siis see Peeter Raudsepp sinna ja tema linnapeaks olemise aeg kestab 2 aastat. Pärast seda vahetatakse ringi ja siis tuleb Keskerakond, siis tõenäoliselt Kõlvart või pagan seda tead, kuidas siis igasugused tärnid ja vürflid langevad. Ausalt öeldes ma pean möönma, et midagi taolist ei ole olnud sellest ajast saadik, kui Punaarmees olid komissarid. Milles siis see jaburdus seisneb? Linnapea on 2 aastat aega ja ta teab, et 2 aasta pärast läheb ära ja siis 2 aasta pärast tuleb järgmine linnapea. Nüüd siis on ju tegelikult loogiline küsimus, eks ole ju. Et kui peaks selguma, et Raudsepp on hea linnapea ja võib-olla ongi, siis miks me ta maha võtame? Kui ta on hea linnapea. Miks pärast 2 aasta pärast me peame panema kellegi teise,
kes ei pruugi nii hea olla või kui ongi hea. Miks me peame hea linnapea asja eest teist taga poole tee peal välja vahetama? Mis mõte sellel on? Aga kui nüüd peaks selguma ja võib ka väga hästi selguda, et tegemist on halva linnapeaga ja eks ole ju seal ka selliseid märke, et ta võib olla halb linnapea. Sellepärast, et mõned tema toetajad ja nii edasi on hästi küsitava väärtusega tegelased, nagu see pastor Jaan Tammsalu ja igasugused muud niisugused sehandsed asjamehed. Siis miks me ta üldse panime? Miks me paneme linnapeaks küll 8 aastaks, aga inimese, kes on halb linnapea? Teadmisega, et meil õnnestub ta 2 aasta pärast tast lahti saada. Miks ta need 2 aastat peab siin olema? Nii et kudapidi sa ka ei keeruta, jamps on igal juhul. Kusjuures see jama kinnitab veel kord meile seda, et teatud tingimustel, ütleme teatud tingimustel selline demokraatia või see võib osutuda uskumatult viletsaks. See linnapea valimine on ikkagi selles mõttes ikkagi äärmiselt nigel. Nii. Ja siis veel üks viimane lugu, mis on poliitiline ja sportlik samal ajal, kuna me spordist juba rääkisime. Kõik teavad seda ja see on juba komöödia, eks ole, et Trump tahab saada Nobeli rahupreemiat. Ja eks ta pingutab ikka nii ja naa, küll ta siis ütleb, et ta on 800 lõpetanud, tegelikult ei ole ühtegi ja nii edasi, aga jõle tähtis. Ja nüüd on siis maailmas üks organisatsioon, kes sai aru, mida Trump tahab, ja andiski talle loe ja kirjuta rahupreemia. Trump sai rahupreemia. Kes selle andis? Ülemaailmne jalgpalliföderatsioon FIFA. Jalgpalliföderatsioon andis talle selle preemia. Ma ei tea, Trump võib-olla on isegi natukene rõõmus selle peale, rahupreemia. Aga seal on üks teine konks veel. Tähendab, üks oli see, et rahvusvaheline jalgpalliliit andis Trumpile rahupreemia, mida me ei tea, mille eest. Muide, mida ta tegelikult jalgpalli rahuks nii väga teinud on. Aga jalgpalliliit tegi siis teisele. Ütleme, kui Trumpile jalgpalli rahupreemia andmine on koomiline. Või see on selline lõbus ja tore ja vaatad, kuidas vanamehel hea meel on. Ja ma ei ole näinud muide seda üleandmist. Ma kuidagi nagu telekas vist ei töötanud tol hetkel või midagi juhtus. Nii, aga rahvusvaheline jalgpalliliit trahvis 10 000 euroga Ukrainat, tähendab Ukraina jalgpalliföderatsiooni, kuna sellel võistlusel, kus oli tegemist, kus Ukraina meeskond ka mängis, tribüünil oli loosung, mille jalgpallifanatid üles tõmbasid ja selle loosungi täiesti süütu mõnes mõttes. Venemaa, sidekriips, terroristlik riik. Ja selle loosungi eest sai siis Ukraina 10 000 trahvi, mis on veel seda imelikum, et Venemaa ei osale nendel võistlustel. Tähendab, Venemaal on see osalemine keelatud, muide ka Valgevenel, ja loosung Venemaa terroristlik riik oli täiesti selles mõttes neutraalsel staadionil. Ja FIFA pööras tähelepanu sellele, et fraas Venemaa terroristlik riik olevat solvang. Ja kuna tegemist on põhimõtteliselt enam-vähem sellega, mida siis jalgpalliföderatsioon loeb jalgpallihuligaansuseks, siis sellest siis sai niisiis Trumpile rahupreemia, Ukrainale 10 000
trahvi. Nii, nüüd need väiksed lehekesed, mis mul siin olid, on mul enam-vähem ära räägitud, nädala pärast vaatame jälle. Muide, ma kasutan juhust, ma küsin, ütle mulle vaikselt, millal meil järgmine kord on. Ahaa, okei. See kätega vehkimine seal tähendas seda, et ma võin selle ise nüüd ära määrata. Nii, meil on siis 21 on nüüd see. 28, 7. Kuule, tead mis? Teeme niimoodi, et no sa paned ta neljapäeval üles, aga me lindistame paar päeva varem, näiteks 22. Okei, 22. see on siis see. Ja siis me võib-olla räägime ka jällegi advendist. Niisiis, need advendiküünlad räägivad Kristuse tulemisest, need räägivad meie saatest ja me soovime Margus Lepale paranemist, et varem või hiljem arstid peavad ju, pagan võtaks selle asja välja mõtlema, mida siis edasi teha. Pöidlad pihku, meie püha sõda läheb edasi ja soovime siis Margusele nii kiiret paranemist, kui vähegi võimalik on. See oli ikka jube. Saade on salvestatud 2025. aastal.